Tere! Mina olen Maksim, mu kõrval istub Nikita. Meie oleme Tartu Tervishoiu Kõrgkooli erakorralise meditsiinitehniku eriala õppurid. Ja täna me näitame, kuidas ära tunda südameseiskust. Kui keegi kukub sinu silme eest kokku, tuleb kiiresti tegutseda. Kõigepealt tuleb kontrollida teadvust. Kõneta kannatanud ja raputa teda õrnalt õlgadest. Hallo, kas te kuulete mind? Hallo? Kui kannatanu ei reageeri raputamisele ja kõnetamisele, siis see võib viidata elu ja tervist ohustavale seisundile. Siis tuleb helistada 112. Seejärel tuleb kontrollida kannatanu hingamisteede puhtust ja avatust. Kui kannatanu hingamisteed on puhtad ja avatud, siis võib kontrollida, kas kannatanu hingab. Tee seda mitte kauem kui 10 sekundit. Kui kannatanu hingab, siis keera kannatanu püsivasse küljeli asendisse. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga, siis on tegemist südameseiskusega. Tuleb alustada elustamisega. Südamemassaaži alustamiseks vabasta kannatanu rindkere riietest. Aseta käed rindkere keskele rinnakule ja tee südamemassaaži. Täiskasvanu kannatanu südamemassaaži sügavus peab olema 5–6 cm ja 100–120 korda minutis. Selliselt teosta 30 südamemassaaži tõuget ja seejärel tee 2 kunstlikku hingamist. Kunstlikku hingamist ära tee tundmatule või nakkushaigusta põdevale inimesele. Kunstliku hingamise teostamiseks ava kannatanu hingamisteed painutades pea ettevaatlikult kuklasse. Sulge kannatanu nina oma sõrmedega. Hinga sisse, katta kannatanu suu enda suuga ning puhu seni, kuni kannatanu rindkere tõuseb. Kui rindkere tõuseb, eemalda suu, hinga sisse ja korda puhumist. Jätka elustamist, tehes 30 massaaži tõuget ja 2 kunstlikku hingamist.